Nii. Tere pärastlõunat. Rõõm on tervitada nii palju huvilisi meie selle aasta esimesel spetsialistidele suunatud webinaril. Mina olen Martin Leiger, esindan sellist Eesti tervisetehnoloogia ettevõtet nagu Migrevention. Me oleme pühendunud innovatsioonile seoses peavalupatsientide tervikliku ja tõenduspõhise raviteekonnaga. Ja sealjuures on meie missiooniks ka üldine selline teadlikkuse tõstmine esmaste peavalude teemal, seda siis nii patsientide, spetsialistide, tööandjate või kõikvõimalike muude sihtrühmade hulgas. Ja see on ka põhjus, miks me oleme alustanud sellise regulaarse seminaride seeriaga. Ja nii ongi mul suur au ja rõõm avada tänane seminar, et sõna kohe üle anda tänasele lektorile Tartu Ülikooli Kliinikumi neuroloogile doktor Kati Prašinskile. Kati räägib täna meile sellisest täiendavast riskist, mis varitseb esmase peavalu käes kannatajaid. Ja selle nimi on ravimi liigtarvitamisest põhjustatud peavalud või MOH, nagu teda ka kutsutakse. Ja Kati on kõnealuse teema uurimisega tegelenud palju aastaid, oskab jagada kindlasti häid näpunäiteid ja teadmisi, mis kuluvad ära kindlasti nii esmatasandi kui ka kõrgema tasandi peavalude ravi puhul. Ja seminari käigus on kõigil võimalik ka küsida küsimusi. Palun seda võimalust kindlasti kasutada. Selleks on avatud, ma loodan, teie ekraanil selline vestlusaken Q&A või Q ja A. Kui te sinna kirjutate oma küsimuse, siis püüame seminari lõpus kõik need küsimused kokku võtta ja Katiga neile ka vastused anda. Ja sellega ma annakski sõna Katile, palun. Tere kõigile. Nagu Martin õigesti rääkis, olen mõnda aega selle teemaga kokku puutunud ja katsun teile siis oma teadmisi edasi anda selle tunnikese jooksul. Ravimi liigtarvitamise peavalu on selline fenomen, mis tekib inimestel, kellel tegelikult on juba mingisugune muu peavalusündroom. Et see ravimi liigtarvitamise peavalu ei teki tühja koha peale. Selles mõttes ta ei ole nagu esmane peavalu, nagu näiteks migreen või pingetüüpi peavalu, vaid ta on komplikatsioon. Ja ta on just nimelt peavalu hooravimite liigtarvitamisest tulnud komplikatsioon. Et kui me selle teemal või nimel räägime ravimi liigtarvitamisest, siis siinkohal võib-olla ongi õigem hetk ära öelda see, et tegemist on ainult hooravimitega, peavalu hooravimitega, mitte mingil juhul mingite muude ravimite liigtarvitamisega. Et jutt ei käi siin ei diabeedi ega südamehaigust ega muudest ravimitest, vaid ainult konkreetselt peavalu hooravimitest. Ja mis siis juhtub, et inimene, kellel on juba mingi peavalu, väga suurel osal või enamuses on tegemist siis migreeniga, inimese peavalu, siis inimene hakkab ravima oma peavalu ja mingist hetkest, ja see hetk tuleb hiljem selgub, mis hetk see on, mingist hetkest tekib selline paradoksaalne situatsioon, et see ravi, mida võetakse peavalu leevendamiseks, tegelikult hakkab hoopis peavalu nii-öelda alal hoidma. Et inimene satub sellisesse nõiaringi. Ja mis siis juhtub? See tuleb üsna märkamatult. Juhtub see, et ajas peavalude sagedus kasvab, peavaluhood võivad minna intensiivsemaks või vastupidi võib juhtuda nii, et kui enne seda ravimi liigtarvitamise peavalu lisandumist kliinilisse pilti on inimesel sellised kindlad migreeni episoodid, siis kui lisandub see ravimi liigtarvitamise peavalu, siis tekib selline pidev foonvalu, inimene ei suuda enam selliseid erinevaid ägeda migreeni episoode eristadagi, kogu aeg on nagu mingisugune tuim valu seal taustaks. Ja nii see nõiaring siis läheb, et inimene tahab valust lahti saada, võtab rohkem hooravimit, korraks seis läheb paremaks. Seal ongi see, ütleme, see konks või kurbloolisus, et mingi hetk ikkagi on abi sellest ravimist, aga samas peavalud tulevad järjest rutem tagasi, venivad järjest pikemaks ja nii see siis see ring lahti läheb.
Uus slaid, palun. Et terminitest rääkides, siis lühend MOH, mida hästi palju peavaluspetsialistid kasutavad, on lihtsalt väga suupärane. Et see tuleb siis inglisekeelsest terminist medication overuse headache ja kui ma siin edaspidi seda MOH-i kasutan, siis andke andeks mulle selle eest, sest et see ravimite liigtarvitamisest tingitud peavalu lühendiga lihtsalt ei ole nii suupärane eestikeelne. Et see termin tuli tegelikult kasutusse teise rahvusvahelise peavalude klassifikatsiooni ajal. Meil on tegelikult juba 3. rahvusvaheline peavalude klassifikatsioon käigus, aga siis alates teisest 88. aastast siis on seda MOH-i kasutatud. Ja see on see hetk, et halval lapsel mitu nime, et tegelikult on seda sama fenomeni kutsutud varem ka tagasilöögi peavaluks või ravimi indutseeritud peavaluks või ravimi väärkasutamise peavaluks. Aga tegelikult viimasel ajal või ütleme, viimastel aastatel on üritatud liikuda sinnapoole, et see termin mitte kedagi nagu alusetult ei süüdistaks, sellepärast et kui me räägime ravimi väärkasutamise peavalust, siis justkui pannakse see süü selle fenomeni tekke eest patsiendile, kes tegelikult ei ole süüdi selles situatsioonis, mis tekkinud on. Samamoodi see ravimi indutseeritud peavalu justkui viitaks, et nüüd spetsialist on selle tekitanud, mis on samuti väär. Et selles mõttes see medication overuse headache või ravimi liigtarvitamist tingitud peavalu on natuke neutraalsem termin, kirjeldamaks seda situatsiooni, mis on tekkinud. Uus slaid. Kuidas seda siis diagnoosida? Nagu ma ütlesin, et ravimi või peavalude diagnoosi leiab kaasajal sellisest dokumendist nagu rahvusvaheline peavalude klassifikatsioon, ICHD, millest on juba 3. versioon väljas. See on siuke dokument, kus on üritatud kõik võimalikud peavalud maailmas ära klassifitseerida ja sealt leiab ka siis selle ravimi liigtarvitamise peavalu diagnoosi kriteeriumid, mis on tegelikult väga selged ja lihtsad. Et ravimi liigtarvitamise peavalu saab diagnoosida, kui inimesel on rohkem kui või 15 päeval kuus peavalud. Niimoodi on olnud üle 3 kuu järjest. Ja enne seda, kui tal see peavalu välja kujunes, peab olema patsiendil olnud mingi muu esmane peavalusündroom, mis siis iganes migreen, pingetüüpi peavalu. Ja tegelikult sõltuvalt siis sellest, millist ravimit on üle tarvitatud, saab seda diagnoosida siis vastavalt, kui mõnesid ravimeid on tarvitatud üle 10 päeva kuus ja mõnesid, kui on üle 15 päeva kuus tarvitatud. Aga sõltumata sellest see kriteerium, et peavalu ennast peab olema vähemalt 15 päeval kuus ikkagi pädeb. Järgmine slaid. Nagu ma ütlesin, enamasti on see esmane peavalu, millele siis see ravimite liigtarvitamine peavalu ladestub, tõepoolest migreen ja seda on vähemalt 80% nendest patsientidest. Aga see samas fenomen võib tekkida pingetüüpi peavalu otsa nii-öelda või isegi sellise sekundaarse peavalu puhul, nagu on posttraumaatiline peavalu, millel on ka põhjus tegelikult varasem trauma, aga see võib omakorda üle minna ravimi liigtarvitamisest tingitud peavaluks. Aga on ka teised nagu väiksema levimusega peavalutüübid, mille puhul võib see ravimi liigtarvitamine peavalu ägenemist või sagenemist põhjustada. Levimus on erinev populatsioonis MOH-il, et laias laastus läänemaailmas on seal 0,5% kuni 3% täiskasvanud elanikkonnast. Eestis oleme seda mõõtnud, seda võiks olla 1,7%, mis sobib ka sellisele Lääne-Euroopa tavapärasele MOH-i sagedusele. Aga on riike, kus seda ravimi liigtarvitamise peavalu on oluliselt rohkem. Siin on toodud ära Venemaa, Iraan ja seda on ka mõeldud, või diskuteeritud selle üle, et miks see niimoodi on. Täpselt keegi vastust ei tea, aga kindlasti on niisugused kulturaalsed
ja sotsiaalmajanduslikud põhjused seal ka, näiteks ravimite kättesaadavus, milliseid ravimeid antakse ilma retseptita inimestele kätte ja nii edasi. Ja üleüldse pakutakse, et seda ravimi liigtarvitamise peavalu esineb kuni 70% kroonilise peavaluga inimestel, aga nagu enamustes epidemioloogilistes uuringutes, siis see varieeruvus on suur ja sõltub sellest, kuidas seda hinnatud on. Aga kõigele vaatamata see on siiski äärmiselt oluline selline fenomen, sellepärast et ta on äärmiselt koormav sotsiaalmajanduslikult nii sellele patsiendile, keda see vaevab, kui ka ühiskonnale. Et kui rääkida sellest koormusest, siis migreen on hinnatud haiguskoormuse aastatelt teiseks haiguseks kõikidest haigustest inimestel. Ja üks põhjus, miks migreen on nii kõrgel kohal, on see, et ravimi liigtarvitamise peavalu loetakse migreeni tüsistuseks. Ja see tõstab ka seda sotsiaalmajanduslikku koormust migreeni haigetele ja ühiskonnale, kus need inimesed elavad. Järgmine slaid. Et kui me mõtleme nende ravimi liigtarvitamise peavalu diagnoosikriteeriumite peale, siis need on väga sellised, ütleks, väga selged ja isegi mehhanistlikud, et ega muud ei olegi teha, kui lugeda üles, mitu päeva pea valutab inimesel kuus, mitu kuud see järjest nii on olnud ja lugeda üle need ravimite tarvitamise päevad, et mitmel päeval kuus inimene ravimit on tarvitanud ja juba selle alusel saab tegelikult diagnoosi panna. Aga oluline on ka see, et missugune see kliiniline pilt võiks olla, juba eeskätt sellepärast, et eristada seal teisi selliseid kliinilisi situatsioone. Et enamasti see ravimi liigtarvitamise peavalu tuleb niimoodi tasapisi ja märkamatult. Et see ei ole tavapärane, et ravimi liigtarvitamise peavalu tuleb kuidagi järsult, et näiteks ennem on patsiendil olnud seal paar migreenihoogu kuus ja siis järgmisest kuust kohe järsku on tal igapäevaselt peavalu. See ei ole, seal peab otsima mingit muud kliinilist põhjust selle igapäevase peavalu tekkeks siis. Enamasti tuleb see tasapisi niimoodi, et migreenihoogude sagedus kasvab ja siis ladestub sinna see ravimite liigtarvitamise peavalu. Ja kliiniliselt see peavalu tüüp on samasugune nagu selle peavalu tüüp, mis see esmane peavalu on olnud patsientidel. Et migreenikutel hakkab see pea valutama nagu migreen, rohkem, pingetüüpi peavaluga inimestel lihtsalt see pingetüüpi peavalu fenotüübiga peavalu hakkab järjest sagenema. Et sellel ravimi liigtarvitamise peavalul justkui iseseisvat sellist mingisugust kliinilist pilti ei ole. Järgmine slaid. Et sealsamas klassifikatsioonis ongi siis välja toodud need erinevad alaliigid, ravimi liigtarvitamise peavalu alaliigid. Ja need alaliigid sõltuvad siis sellest ravimist, mida on konkreetselt üle tarvitatud või kui seal on mingid kombinatsioonid, siis ka nende jaoks on klassifikatsioonis tegelikult alaliik olemas. Et see skeem või see slaid kindlasti ei ole päheõppimiseks, see on lihtsalt illustreerimiseks, et mismoodi seal klassifikatsioonis see nüüd laiali on kirjutatud. Et seal on siis praktiliselt kõik need peavalu, ütleme migreeni või pingetüüpi peavalu hooravimid eraldi välja toodud gruppidena. Võib-olla täpsustamiseks, mida siin pean mainima, on see, et esiteks ergotamiin on tegelikult juba ajaloo prügikastis lääneriikides, et ta on lihtsalt korrektsuse mõttes siin välja toodud, mõnes arengumaas teda veel kasutatakse. Ja teine oluline aspekt siin on see, et kuigi seal punkt 8.2.4 on opioidide ületarvitamise peavalu, siis nota bene, opioidid ei ole primaarse peavalu ravimid. Et see on raviviga, kui arst ordineerib opioidi või opiaati esmase peavalu raviks.
aga kõik ülejäänud osalised on seal küll ära kirjeldatud, välja arvatud nüüd mõned uuemad hooravimid, millest tuleb edaspidi juttu, aga nii ehk naa sobiks need sinna 8.2.8 alla, et muudest ravimiklassidest ravimite puhul. Järgmine slaid, palun. Et see on nüüd natukene, vanasti oli väga hea öelda, et kõik valuravimid võivad mohhi põhjustada. Nüüd peab täpsustama, et tegelikult on sellised uued ravimid, mis seda ei tee, sellest kohe edasi. Aga tõesti nii on, et enamus neid valuravimeid põhjustavad, võivad mohhi kutsuda esile ja fakt on ka see, et mõned teevad seda kiiremini kui teised. Järgmine slaid. Et siin ongi nüüd selline lihtne skeemikene nende ravimite kohta, mis mohhi põhjustavad ja ka siis see, ütleme, see riskantsus, et kui mitmel päeval mingist ravimist kasutades võib selle ravimi liigtarvitamise peavalu saada. Et kui te seda vaatate, seda tabelit, siis on näha, et aspiriin ja mittesteroidsed põletikuvastased preparaadid ja paratsetamool on madalama riskiga ravimid ja nendest võib saada mohhi siis, kui tarvitada 3 kuu vältel rohkem kui täpselt 15 päeval. Ja suurema riskiga ravimid on siis triptaanid, opioidid jällegi, mis ei ole iseenesest peavalu hooravimid, aga mida on väga palju kahjuks kasutatakse. Triptaanid, opioidid ja kombinatsioonanalgeetikumid on siis kõrgema riskiga ravimid. Nende puhul võib selle ravimi liigtarvitamise peavalu esile kutsuda juba siis, kui tarvitatakse 10 päeval või rohkem, vähemalt 3 kuud järjest. Ja tegelikult oluline või huvitav on ka see, et vahet ei ole, kui suur see doos on, mida inimene siis ühel päeval tarvitab. Tegelikult ongi, ütleme, peavalude hooravis filosoofia on tegelikult selline, et kui patsient otsustab juba võtta mingit hooravimit, siis tuleks seda võtta võimalikult hoo alguses ja võimalikult adekvaatses doosis, mis tähendab seda, et alalevist doosi soovitatakse vältida. Sellepärast, et näiteks kui me võtame näiteks triptaanid, sumatriptaan, et ütleme, inimene peaks siis võtma selle doosi, mis siis tal tõesti toimib, näiteks seal 50 või 100, selle asemel, et võtta 25, mis on ilmselt võib olla alalevine inimesele, ja siis asi päädib sellega, et ta lihtsalt päeva jooksul võtab juurde seda väikest doosikest, millest tolku ei ole. Et lõpuks on siis see ravimikoormus suurem kui siis, kui võtta korralik doos kohe hoo alguses. Ja nagu võib aimata või mida ma praegu öelda tahan, ongi see, et isegi kui inimene võtab väikses doosis mingit hooravimit, aga võtab seda sageli päevade mõistes, siis see on ka ikkagi ravimi liigtarvitamise peavalu riskifaktor või tekitab seda. Ja siinkohal on jälle hea öelda, miks on oluline peavalupäevik. Et seda ei jõua mitte ära alla joonida ja rasvaseks teha loengutes, et esiteks muidugi see aitab inimesel hoida silma peal oma ravimi tarvitamisel ja oma peavaludel. Ja teiseks, ja mitte vähem tähtis ei ole see, et see aitab jälgida seda peavalu ka kõigil sidusspetsialistidel, olgu see perearst, olgu see, ma ei tea, neuroloog või peavaluõde või pereõde või psühholoog, kes iganes. Kõik see peavalupäevik on kõigi jaoks tähtis. Ja nüüd jõuame nende uute ravimite juurde, mis siis ei tekita ravimi liigtarvitamise peavalu või vähemasti ei ole seda siiamaani märgatud ja see on ka üsna, see on loogiline või õigemini see on mõnes mõttes oodatav, sellepärast et need uued ravimid, neid kutsutakse gepantideks, nende toimemehhanism on väga migreenispetsiifiline. Et gepandid on sellised väikesed molekulid, mis blokeerivad ära sellise valguretseptori, nagu seda on CGRP. Ja see CGRP, see on lühend, see tuleb kaltsitoniin geeniga seotud retseptori valgu nimetusest
Ja see on selline valk, mida tegelikult juba 80-ndatest teatakse, et ta on seotud migreeni patofüsioloogiaga ja migreeni hoogude ajal selle kontsentratsioon veres tõuseb hüppeliselt. Ja vot need gepandid ongi sellised ravimid, mis siis blokeerivad seda CGRP retseptorit ja selle kaudu siis kupeerivad selle migreeni hoo ära. Et võib-olla, ega need mehhanismid ju päris lõpuni teada ei ole, aga tõenäoliselt on see põhjus maetud sinna, miks gepandid ei tekita ravimi liigtarvitamise peavalu, ongi see, et nad on väga spetsiifilised ja väga just nimelt suunatud migreeni patofüsioloogia vastu. Et kui me räägime siin nendest teistest hooravimitest, sealhulgas triptaanidest, mis on ka tegelikult siiski ikkagi migreeni spetsiifilised ravimid, siis nende toimemehhanism on veidikene kaugem sellest CGRP-st. Ühesõnaga, Eestis on nüüd saada üks gepant, rimegepant, see on 75 milligrammi üks tablett ja seda saab siis kirjutada patsiendile hooraviks. Häda on selles, et ta on, kui teda kirjutada välja, ütleme nii, Tervisekassa teatud tingimustel seda kompenseerib ja see teatud tingimus ongi siis see, et eelnevalt peab olema patsient ära proovinud 2 triptaani ja mõlemad on olnud ebaefektiivsed. Siis võib 75% soodustusega rimegepanti välja kirjutada. Aga ka see on väga, tegelikult on nagu defineeritud, mida see tähendab, et kui triptaan ei toimi. Et Euroopa Peavalu Föderatsioon defineerib siis seda nii, et me võime öelda, et üks triptaan ei toimi, kui inimene on tarvitanud seda vähemalt 4 migreenihoo jooksul adekvaatses doosis, mitte alalevises doosis, ja nende 4 hoo jooksul pole ta saanud vähemalt 2 hoo puhul head efekti, efektiivset abi. Et see tähendab seda, et kuna enamasti või sageli juhtub, et migreeni hoo päris alguses patsient ei saa seda ravimit mingil põhjusel võtta, siis ongi raske aru saada, et kas nüüd on põhjus selles, et triptaan on liiga hilja võetud või tõesti ongi nii, et ei aita. Et sellepärast on need sellised kriteeriumid nagu välja mõeldud. Ja tõesti, et kui 3 juhul 4 triptaan aitab ja 1 ei aita, siis saab ikkagi öelda, et see on üks efektiivne triptaan. Nii, aga võime edasi minna. Et patofüsioloogia koha peal on värviline küsimärk. Rohkem on küsimusi, kui on vastuseid, aga ühte koma teist me teame. Et nüüd edasi minna. Kindel on see, et need mehhanismid on tõepoolest just peavaluga seotud ja mis on need väited või need tõestused ongi siis see, et seda ravimi liigtarvitamise peavalu esineb ainult siis, kui tegemist on peavalutajaga. Näiteks kui inimesel on mingi muu valu, ma ei tea, alaseljavalu või liigesvalu mingisuguse reumatoidartriidi pärast, siis on nii, et see ravimi, nendel inimestel ei teki seda ravimi liigtarvitamise peavalu. Ja samamoodi on nii, et kui inimesel on ravimi liigtarvitamise peavalu, siis see muu valu ei lähe kroonilisemaks või ei veni nagu pikemaks, erinevalt sellest, kui peavalu inimesel on, see peavalu läheb hullemaks. Lähme edasi. Et on leitud rida riskifaktoreid, mis siis seda ravimi liigtarvitamise peavalu nagu kiiremini esile kutsuvad. Need on siis naissugu, kui inimesel on olnud juba enne seda krooniline peavalu, see tähendab peavalu rohkem kui 15 päeval kuus. Mõne uurija jaoks on see isegi üle 10 päeva kuus juba see piir. Sagedamini on mohhi madala haridustaseme ja madala sotsiaalmajandusliku seisuga inimestel. Sageli on mohhi rohkem nendel peavalutajatel, kellel on mingi muu krooniline valu komorbiidsena. Ja suitsetamine ja füüsiline väheaktiivsus on samuti soodustavad riskifaktorid. Ja samamoodi psühhiaatrilised komorbiidsused, depressioon ja ärevus. Lähme edasi. Et
Ja miks see nii on ka palju uuritud, aga selge on see, et need valuvaigistid, mida siis üle tarvitatakse, soodustavad sellist tsentraalset sensitisatsiooni või siis lihtsamas keeles seda, et kesknärvisüsteem muutub vastuvõtlikumaks igasugustele valustiimulitele või isegi, et ka need stiimulid, mis muidu varem ei olnud valulikud, võivad selle sensitisatsiooni puhul hakata valulikuna tunduma. Näiteks, kui kroonilise migreeniga patsient ütleb, et isegi pead kammides on peanahk valus, siis see on just nimelt märk sellest tsentraalsest sensitisatsioonist. Et muidu mittevalulik stiimul juba põhjustab ka valu. Lähme edasi. Et on leitud ka teatud geneetilisi selliseid variante, mille puhul seda mohhi rohkem patsientidel esineb. Need on siin välja toodud, need on lihtsalt illustratsiooniks, et need võivad olla erinevad sellised geneetilised või erinevad geenid, mille puhul neid riskifaktoreid on leitud. Aga enamus üldistavalt võib öelda, et nad on seotud sihukeste valumodulatsiooniprotsessidega, need geenid, või siis seotud ka näiteks sõltuvushäiretega. Uus slaid. Seda on ka näidatud visualiseerivatel uuringutel, et mohh on ka päriselt morfoloogiliselt olemas. See tähendab seda, et muutunud võivad olla nii ajufunktsioon kui ajumorfoloogia nendel mohhi patsientidel. Ja need muutused samuti ajus tekivad kas siis valuaistingu töötlemise piirkondades või siis sõltuvushäired, ütleme, muutused on samasugused nagu nendel patsientidel, kellel on mingid sõltuvushäired. Ja mis on kõige huvitavam või kõige tähtsam on see, et on olemas pöörduvad muutused ja mittepöörduvad muutused. Järgmine slaid. Siin on jällegi lihtsalt illustratsiooniks ära toodud need ajupiirkonnad, kus kohas siis need muutused tekivad. Ja need muutused on siis kas hallaine vähenemine või hallaine mahu suurenemine. Ja kui te vaatate, need piirkonnad on ära toodud värviliselt ja need valged tagasulgudes on siis nende piirkondade funktsioonid. Kokkuvõtlikult saab ikkagi öelda, et see on kas valumodulatsiooni või sellise valutöötlusega seotud piirkonnad. Järgmine slaid. Ja kui rääkida nendest pöörduvatest ja mittepöörduvatest, siis mida me näeme on see, et pöörduvad muutused selles mõttes, et kui ravimi liigtarvitamisega peavaluga patsient on lõpetanud liigtarvitamise, siis need muutused kaovad ära või lähevad tagasi. Ja need pöörduvad muutused on siis seal valuaistingu piirkondades ja mittepöörduvad muutused on sellistes piirkondades, kus on need sõltuvusega seotud ajupiirkonnad. Nii et ongi nagu öeldud, inglise keeles kõlab väga hästi, et pöörduvad muutused, need on siis nagu brain state või siis aju hetkeline olek, aga need pöördumatud muutused, need on brain trait ehk et sellised aju iseloomuomadused või sellised jooned, mida me ei saa muuta. Järgmine slaid. Aga patofüsioloogias tegelikult rohkem veel on suuri küsimärke. Et me ei tea tegelikult, seda uuritakse, aga me ei tea, et kas need on, kas need muutused on erinevate ravimiklassidega kuidagi erinevalt seotud või kas need muutused on ravimite otsene toime või on seal vahel veel mingid faktorid, mis neid muutusi esile kutsuvad. Ja kõige tähtsam, et miks need muutused üldse tekivad, seda me tegelikult ei tea. Järgmine slaid. Aga sellest hoolimata, mis iganes seal patofüsioloogia taga on, tegelikult on hea uudis see, et tegemist on ravitava ja ennetatava haigusega. Ja kõige tähtsam üleüldse ongi tegelikult informatsioon. Sellepärast, et informeerimine sellest, et selline asi üldse olemas on ja kuidas seda siis nagu vältida. Reaalsus on see, et patsiendid ravimite liigtarvitamise peavalust ei tea. Loodan, et see paraneb.
ja kindlasti paraneb selles mõttes, et kui 10 aastat tagasi patsiendid olid alati väga imestunud, kui vastuvõtul rääkida sellest asjast, siis nüüd ikkagi, kui ma jõuan selle oma jutuga sinna mohi juurde, siis patsient hakkab juba vaikselt noogutama ja suunurk tõuseb üles, näitab seda, et inimesed on saanud targemaks selles osas. Aga varem jah, oli tõesti või ilmselt ka praegu ikkagi on see, et kardetumad kõrvaltoimed nende H-ravimitest on ikkagi maoverejooks või neeru- või maksakahjustus ja ravimi liigtarvitamisest ei teata. Ja see koht on ka hea koht öelda, et tegelikult ideaalsed ennetajad ongi perearstid ja apteekrid, kes näevad inimesi sagedamini ja kes saavad algusest peale juba soovitada seda, kui palju on turvaline õigesti tarvitada ravimite või neid H-ravimeid. Lähme edasi. Ja hea uudis on ka see, et ravimine tõepoolest toimib, see ei ole üldse uus uudis, see on juba üsna vana uuring, mida ma siin tsiteerin teile, et näiteks 2011 tehti Norras selline uuring, kus oli 109 patsienti, kellel oli siis krooniline pingetüüpi peavalu ja moh. Ja siis nad jagati 2 rühma ja anti neile lihtsalt üks voldik infoga selle kohta, mis moh on. Neile kuidagi neid ise otse ei nõustatud ega midagi muud nendega ei tehtudki. Ja peale 1,5 aastat siis vaadati uuesti üle need mõlemad grupid ja selgus, et selles grupis, kes oli saanud siis selle info, oli see peavalupäevade keskmine arv langenud peaaegu et 1/4 võrra, võib-olla vähem veidi. Ja üle 3/4 patsientidest olid selle ületarvitamise lõpetanud. Järgmine slaid. Muidugi on kliinilised situatsioonid, kus sellest teavitusest ise jääb väheseks. Ja need on järgmised. Et kui patsient liigtarvitab kombineeritud ravimeid, siis on raskem sellega võidelda. Kindlasti, kui tarvitatakse opioide või veel hullem, kui ületarvitatakse bensodiasepiine või barbituraate, et need on ravimid, mis on kaugel, eks ju, peavalu hoo ravist adekvaatsest, aga millegipärast inimesed kasutavad neid ja ta ei pea neid bensodiasepiine isegi peavaluga seoses kasutama, aga kui neid üle 10 päeva kuus tarvitada, siis on see ravimi liigtarvitamise peavaluga kerge tulema ja rahti saada on väga raske. Ja inimestel, kellel on kaasuvad psühhiaatrilised haigused, ärevus, depressioon, nendega on ka kindlasti raskem. Ja siis, kui inimesel on korduvad relapsid, et ta, ütleme, teab probleemist ja on lõpetada proovinud ja ta ikka ja jälle langeb sellesse samasse nõiaringi, siis ilmselgelt on see teavitus natuke vähe. Lähme edasi. Ja tegelikult raviks siis ongi selle valuvaigisti ületarvitamise lõpetamine. Seda on nüüd hiljuti on tulnud välja uus Euroopa Neuroloogia Akadeemia juhis ravimi liigtarvitamise peavalu käsitluseks ja jätkuvalt ikkagi on võõrutus number 1. Siin on nüüd põhimõtteliselt on 3 etappi, üks on teavitus, teiseks on profülaktiline ravi. See tähendab tegelikult seda, et see ravimi liigtarvitamise peavalu on ju alati juba tüsistus, nagu sai räägitud. Et tegelikult peab ravima ka seda allasetsevat haigust ehk migreeni või kroonilist pingetüüpi peavalu. Ja kui inimesel on peavaluhood juba nii sagedased, et tema H-ravimi tarvitamisest tekib juba ravimi ületarvitamise peavalu, siis on ilmselge, et ta tegelikult ammu oleks juba vajanud migreeni või pingetüüpi peavalu profülaktilist ravi. Nii et kui teile ravimi liigtarvitamisega peavalu patsient tuleb, siis on ilmselge, et ta vajab selle primaarse peavalu profülaktilist ravi ka juba ammu. Ja profülaktilises ravis on siis kliinilist tõestust on leidnud need 4 ravimigruppi, mis on ära toodud, need on siis monoklonaalsed antikehad, topiramaat, botulismidoksiin A ja amidriptyliin. Aga reaalsus on selline, et tegelikult me võime kasutada kõiki profülaktiliseks raviks sobivaid ravimeid, sellepärast et sageli üks või teine ei sobi. Mida ma tahaks ära tuua välja on see, et näiteks topiramaat, mis on siin nimekirjas ka,
mida me oleme väga palju kasutanud aastaid ja edukalt migreeni profülaktikas. Nüüd on lugu nii, et Euroopa ravimiagentuur EMA on välja andnud lausa hoiatuse, et see topiramaat on, kuna ta on teratogeenne, siis soovitatakse, et fertiilses eas naised seda ei kasutaks või kui kasutavad, siis tõesti topelt efektiivse kontratseptsiooniga ja ainult väga-väga kaalutud situatsioonides. Nii et topiramaat kahjuks hakkab migreeni arsenalist ilmselt välja minema. Mitte väike põhjus ei ole see, et enamus migreeni patsiente on ju noored infertiilses eas naised. Aga õnneks on järjest rohkem hakatud kasutama neid monoklonaalseid antikehasid, mis on tegelikult siis migreeni, ütleme nii, migreeni spetsiifiline ravi, et kui need topiramaat ja amitriptylin ja kõik need antidepressandid, mida on varem kasutatud, need on selline mittespetsiifiline migreeni profülaktika, siis need monoklonaalsed antikehad, neid on üleüldse 4 maailmas, Eestis on 3 tükki kättesaadavad, siis need monoklonaalsed antikehad on just nimelt jällegi selle CGRP vastased molekulid ja toimivad CGRP kaudu ja nõnda on siis spetsiifilised migreeniravimid ja seetõttu efektiivsed ja väheste kõrvaltoimetega. Ainuke probleem on praegu jah, tõesti jällegi hind neil. Aga mohi juurde tagasi tulles, siis võõrutus on siis praegu seni oluline osa sellest mohi ravimisest ja põhiline on see, et esialgu seda võib proovida nagu kodus või ambulatoorselt. Ja kui kuidagi ei saa, siis neuroloogid mõnikord panevad patsiendiga haiglasse. Aga mida siis oodata, et kui see võõrutus tuleb, siis tavaliselt on umbes nädala jooksul inimeselt väga halb olla. Et öeldaksegi nii, et tuleb kõik need ületarvitatud ravimid päeva pealt maha jätta ja siis nädal aega võib olla selline suur peavalu, ärevus, unehäired, mis siis tuleb üle elada. Ja patsienti saab lohutada sellega, et tõesti, kui ta need üle elab, siis pärast läheb see peavalu harvemaks ja läheb olemine lihtsamaks. Ja toetada saab neid inimesi ka, ütleme, soovitada piisavalt vett juua, et oleks hästi hüdreeritud patsient. Antiemeetikume võib ordineerida. Mõnikord haiglas me kasutame ka kortikosteroide neile langevas doosis, aga seal tegelikult tõenduspõhisust ei ole. Ja ambulatoorselt, kui seda võõrutust teha, siis seda kortikosteroide ambulatoorselt ei soovita. Ja siis, ütleme, on lubatud ka selline asi nagu päästeravim, mis tähendab seda, et kui inimene hakkab siis võõrutama ennast sellest ületarvitatud hooravist, siis lubatakse tal äärmiselt tugeva peavalu korral, kui on väga-väga halb olla, siis maksimaalselt kuni 2 päeval nädalas võtta mingit muud hooravimit, mis ei ole need hooravimid, mida ta varem on üle tarvitanud. Et näiteks kui ta enne tarvitas sumatriptaani üle, siis päästeravimiks tuleks valida näiteks mingi NSAID, naproxen, mis iganes. Ja vastupidi, et kui enne on paratsetamooli üle tarvitanud või NSAID, et siis vastupidi peaks migreeni puhul siis seda sumatriptaani soovitama. Nii, ravi edukus on üsna suur, kuni 70% saab sellega ise hakkama ja relapsid on ka ikkagi üsna suur probleem, et 25–35% lähevad uuesti sinna nõiaringi tagasi. Järgmine slaid. Nii, aga saigi jutt otsa, et nüüd on siis küsimuste aeg. Suur aitäh, Kati. Küsimusi hetkel veel ei ole. Ma väga julgustan kõiki neid küsimusi küsima. Ma loodan, et see vestlusaken on leitav. Küsin võib-olla ise siis sellise nagu sissejuhatava küsimuste vooru, et kuna meil on siin täna üsna palju esmatasandi esindajad, meil on siin perearste ja pereõdesid, et kuidas perearst peaks käituma või ütleme, kuidas esmatasandil peaks käituma, kui on
kahtlustatav, et on ravimi liigtarbimisest tingitud peavalu? Jaa, ega siis tulebki teha nii, et tuleb informeerida. Kõigepealt inimesega tuleb rääkida, tuleb selgeks teha, kas see tõesti on nii, et ta on ületarvitanud. Kindlasti ei tohi süüdistada selles mõttes, et see esiteks inimene ei tea, et ta sellesse nõiaringi satub. Enamasti inimene ei ole üldse teadlik sellest, et on üldse mingi nõiaring või et see peavalu, mis teda nüüd väga palju sägab, et see on kuidagi seotud hooraviga või ületarvitatud hooraviga. Et kindlasti tuleb võtta anamnees ja mida detailsem see anamnees on, seda parem. Selles mõttes, et ei piisa üldsõnalisest jutust, vaid tulebki patsiendi käest enam-vähem aru saada, et mitmel päeval, milliseid preparaate, mis doosides ta on tarvitanud. Mõnikord patsiendid ei oska seda ka öelda, kui nad ei ole peavalupäevikut pidanud. Ja see on see koht, kus tulebki rääkida selle peavalupäeviku olulisusest, et reaalselt me saaksimegi teada, mitmel päeval, millist ravimit ta tarvitas. Ja kui on siis selge, et tõesti ongi ravimi liigtarvitamise peavalu, siis tuleb patsiendile see lahti rääkida, mida see tähendab. Ja tuleb nõustada siis võõrutama ennast. Ja tegelikult lihtne öelda, raske teha. Et see ei ole patsiendile lihtne üldse teekond. Aga see, kui ta saab aru, miks ta seda peab tegema ja mis see kasu on, ehk et kasu on see, et tema peavalu võib minna paremaks ja kahju on see, et kui ta jätkab samamoodi, siis nagu nii mitte midagi ei muutu. Siis see aitab teda. Mõnikord olen kuulnud ja väga toetan seda, et kui patsient on väga motiveeritud seda võõrutust läbi viima, et siis ta näiteks panna 8 nädalaks haiguslehele ja lasta tal seda võõrutust kodus rahulikult teha. Selles mõttes, et ta ei peaks oma ülejäänud tööeluga samal ajal tegelema, sest tal on nagu nii vastik olla need nädal poolteisteks. Et ta saaks rahulikult puhata kodus oma võimalikult normaalset värkveloleku režiimi pidada, piisavalt juua, kui ta liiveldab, siis ta ei saa, siis ta on nagunii töövõimetu. Et niimoodi saab toetada. Ja siiski äärmiselt oluline on ikkagi see profülaktiline ravi ka, sest et seda algpõhjust tuleb ka ravida. Sest see üldse maailmas ongi praegu suur debatt, et kuna on tulnud need uued ravimid kasutusse, need monoklonaalsed antikehad, mis on väga efektiivsed, et on isegi hakatud nagu vaidlema, et kas seda ravimi liigtarvitamise peavalu üldse peab eraldi ravima, et kui me saame kohe inimesele väga efektiivsed ravimid peale, et siis migreen nii-öelda ise ravib ennast, migreeni ravitakse ja siis see ravimi liigtarvitamine kaob ka ära ja see võibki nii olla. Aga praeguses seisus on see probleem meil ikkagi see, et need efektiivsed ravimid või need monoklonaalsed antikehad ei ole kõigile kättesaadavad. Et praegu on Eestis seis seal, et meil on 3 monoklonaalset antikeha. Nendest ühel on praegu Tervisekassa soodustus, aga ainult väga rangetel tingimustel. See üks on Fremanesumab ja Fremanesumabi Tervisekassa soodustusega saab kirjutada siis, kui esiteks patsiendil on juba 3 varasemat profülaktikumi ära proovitud ja need on olnud edutud katsed. Ja teiseks, kui see inimesel on krooniline migreen ehk et üle 15 päeva kuus, eks. Aga need on isegi juba väga karmid tingimused selles mõttes, et inimene on hädas juba ammu enne seda, kui tal on krooniline migreen. Et krooniline migreen tähendab, et pooltel päevadel kuus vähemalt pea valutab, eks ju. Aga kui inimesel valutab näiteks 7 päeva kuus ja ta on 4/4 aega oma kuust audis, see on ka juba väga suur probleem. Aga kas ja mis puhkudel peaks kaaluma siis suunamist edasi neuroloogile? Ja mis see info võiks olla, mis siis neuroloogile kaasa läheb antud juhul? Talle oluline on sellisel puhul. Neuroloogiga on niimoodi, et väga tore on see, et Eestil on nüüd Eesti enda migreeni ravijuhend publitseeritud 2022. Mõned seisukohad on seal juba vananemas, näiteks seesama, mis ma rääkisin, see topiramaadi lugu.
Aga minu meelest on see väga hea juhend ja see juhend on just esmatasandile soovituseks ja seal on ära toodud nii hooravi soovitused kui profülaktilise ravi alustamise soovitused. Nii et tegelikult on niimoodi, et profülaktilise ravi alustamisega saab hakata või profülaktilist ravi võib ordineerida perearst ja seda juhtida. Et neuroloogil on mõistlik siis saata, kui tõesti on selline, kas on siis krooniline migreen või on mitmed ravi läbikukkumised või siis on kahtlus, et ei ole tegemist migreeniga, on mingi muu, enamasti sekundaarse peavalu kahtlus, et seal on mingi muu protsess taga, mis peavalu põhjustab. Ja tegelikult jah, tõesti see Fremanezumab, mis sai nüüd soodustuse, seal on tingimus ka, et esmane retsepti väljastus peab olema neuroloogi poolt, et see on ka see tingimus, et kuna peab siis nagunii saatma. Aga ütleme harv migreen ei vaja neuroloogi, ka selline veidi sagedasem, ütleme sage episoodiline migreen, kui tegelikult patsiendi perearst saab suurepäraselt selle profülaktilise ravi ordineerimisega hakkama, ei vaja neuroloogi. Et jah, sellised krooniline, raskemad juhud, kui on kahtlus, et on mingi sekundaarne lugu, siis on neuroloogi rida. Nii, ma vaatan, et on tulnud ka mõned küsimused. Ma katsun need siit kätte saada. Esimene küsimus. Tere, mida teha, kui patsient ei ole motiveeritud ravimite liigtarbimist lõpetama ning nõuab pidevalt uusi valuvaigisti retsepte? Tänan. Jaa, ongi raske koht selles mõttes, et ilma patsiendi motivatsioonita ei ole tõesti seal midagi ära teha. Et kindlasti selline inimene, ma eeldan, siis võiks talle selgitada seda situatsiooni ja soovitada ikkagi profülaktilist ravi alustada. Sellepärast, et see on see, mis tegelikult reaalselt selle peavalude sageduse alla toob. Kui patsient ei ole nõus profülaktilist ravi võtma, siis ei ole sinna midagi parata. Selles mõttes, et ega see käib kõik tahte järgi, kui vägisi ei saa ju mingit ravi kellelegi määrata. Mida ma kindlasti ei teeks, on see, et mina ei kirjutaks ühtegi opiaati mitte ühelegi peavalupatsiendile ja mitte ühtegi rahustit. Välja arvatud juhul, kui ta vajab neid mingil muul näidustusel, aga kindlasti mitte peavalu pärast. Mingit solpadeini, mingit tramadooli lihtsalt ei kirjutaks ja nii ongi, sest see on raviviga. Eks patsient saab ju kätte, käsimüügiravimeid saab ise kätte, eks ju. Sinna pole nagunii midagi muud, sinna ei saa kätt ette panna, et kui ta tõesti läheb ja ostab neid arutult. Aga ega muud moodi ei saagi, nõustada saab ainult ja informeerida ja pakkuda seda alternatiivi, et profülaktiline ravi tegelikult aitab sellest nõiaringist välja. Ja see on ilmselt nagu antivakseritega, saab nõustada, aga ei saa sundida. Arusaadav. Järgmine küsimus. Tere, kas antidepressandid Duloxetin, Fluoxetin võib kasutada profülaktiliseks raviks? Jaa, Duloxetin võib, Fluoxetin ei soovita, sellepärast, et teatud antidepressantidel on migreenivastane toime ja teatud antidepressantidel ei ole. Ja mitte ainult migreenivastane, tegelikult ka pingetüüpi peavalu. Pingetüüpi peavalu põhiline profülaktiline ravi ongi antidepressantravi. Ja nendeks antidepressantideks, mis toimivad migreenile ja pingetüüpi peavalule on amidriptüliin, nordriptüliin, Duloxetin, venlafaxiin ja mõnikord mirtasapiini kasutame ka. Aga Fluoxetin on SSRI, ühesõnaga nendele peavaludele toimivad siis SNRI-d ja triitsüklilised antidepressandid, aga Fluoxetin on minu meelest SSRI ja seda me ei kirjuta peavalu korral. Siis on järgmine küsimus. Neuroloogi küsimus küsiti ära. Kas on kedagi füsioterapeutidest, kes teeks spetsiaalselt taastusravi peavaludele?
kui palju see hooravim maksab, ma loen siit välja, kui palju see hooravim maksab 75% soodustusega? Seal oli nagu 2 küsimust vist. Et jah, on teatud füsioterapeudid, kes spetsialiseeruvad just peavalude füsioteraapiale. Meie kliinikus me saame sinna patsienti suunata, aga sinna otse perearst tavaliselt ei saa. Aga nii ehk naa, et ükskõik missugune füsioterapeut, kui ta oskab selliseid kaela õlavöötmel lihaste lõõgastusharjutusi õpetada, siis ka neist on abi, isegi kui ta ei ole spetsiaalselt, ütleme, peavalude füsioterapeudiks õppinud või spetsialiseerunud. Teine küsimus oli see, et kui palju see rimekepant maksab. Ma oskan seda teile öelda, et täishinnaga on 2 tabletti vist 52 eurot, nii et 1 tablett on 25 eurot, mis on päris krõbe summa. Et sealt ravimi infost peab vaatama, et mis see soodustusega see hind siis tuleks. Nüüd on hetkeks meie küsimused otsa saanud. Ma panen ette tänuslaidi meie headele toetajatele. Ja samal ajal julgustan siiski veel, meil on tegelikult veel 9 minutit aega. Et kui on veel küsimusi, siis praegu on väga-väga hea hetk neid Kati käest küsida. Ma võib-olla küsiks veel selle kohta, et kui nüüd see informeerimine ja teavitamine on üks olulisemaid asju, siis kust saaks sellest liigtarbimise peavalu kohta rohkem teada? Kas on kuskil mingisuguseid infoallikaid? Või millele viidata siis näiteks ka patsiendile puhul? Ja meil on mõnikord, ega praegu mul niisugust head varianti pakkuda seal ei olegi. Peale selle, et pean loengut ja räägin, kuidas on. Et tegelikult ravimfirmad on natuke abimeheks olnud ja meil on varem olnud selliseid infovoldikuid nagu prinditud on küll. Et võib-olla siis, kui ravimifirmad käivad ja esitlevad oma toodangut, siis võib nende käest küsida, et kas teil on neid veel. Et neid me ise küll oma vastuvõtus me jagame, aga need ka vahepeal saavad otsa, et ütleme niisugust, ma ei tea, ametlikku varianti meil nagu ei ole praegu. Aga kirjandust on, ütleme, erialakirjandus on nii ehk naa ingliskeelne olemas. Aga jah, niisugust head eestikeelset lühivarianti praegu nagu pole. Või õigemini ravimifirmad on aidanud meil teha selliseid lühikesi nagu, just nimelt nagu flaiereid või selliseid. Aga ma ei tea, kuidas neid perearstidele saab, et selles mõttes siis, kui suhtlete firmadega, siis küsige. Siis küsige. Nüüd vähemalt oskate küsida. Nii, rohkem küsimusi tulnud ei ole. Ootame veel sekundit 10 näiteks. Äkki veel viimasel hetkel kellelgi turgatab midagi pähe. Võib-olla nii kaua, kui veel mõeldakse, ma mõtlesin, et ma võin rääkida natuke või täpsustada, et kui ma rääkisin nendest monoklonaalsetest antikehadest või nendest uutest migreeniravimitest, et Eestis on siis, lihtsalt, et oleks teada, et Eestis on tegelikult kättesaadavad 3 ravimit praegu. 2 neist on, neid on hästi lihtne manustada, 2 neist on nahaaluse manustamisega ja manustamine käib kas kord kuus või kord 3 kuu jooksul, siis 3 süsti 3 kuu tagant korraga. Et need on siis Erenumaab, mis on 1 kord kuus manustamisega, siis on Fremanesumaab, mis on siis 1 kord kuus või 3 korda kuus ja 3. on siis Eptinesumaab, mis on ka Eestis saada praegu. Aga Eptinesumaabiga on selline lugu, et kuna seda manustatakse 1 kord 3 kuu tagant ja kuna see on intravenoosse manustamisega, siis seda inimene ise kodus teha ei saa. Nii et siis tuleb sellise tervishoiuteenuse pakkuja poole pöörduda, mis reaalselt on siis kas Tartu Ülikooli Kliinikum või ei oska Tallinnas ilmselt PERH äkki ja Confido minu meelest teeb ka neid infusioone, aga see on jällegi lugu, seis on praegu selline, et Tervisekassa ei kompenseeri neid ainult välja arvatud siis Fremanesumaabi praeguse seisuga nendel tingimustel, mis ma ütlesin.
ja laias laastus nende ravimite hind läheb siis, on seal umbes 300 kuni 380 euro juures ühes kuus. Et see üks süst maksab 380 eurot umbes ilma soodustuseta. See intravenoosne ravim maksab umbes, no seal tuleb siis 3 kuu ravi eest kõik korraga välja käia ja see on siis natuke alla 900 euro läheb. Et see on siis nagu umbes 300 kuu kohta või nii. Et need on need asjad, mida patsiendid ka sageli küsivad. Mõtlesin, et ma praegu kasutan juhust ja teavitan. Ma arvan, et see oli hea mõte. Nii, küsimusi rohkem tulnud ei ole. Ja sellega ma arvan, et me võime oma tänase seminari lugeda lõppenuks. Ma väga tänan Kati väga informatiivse ja ülevaatliku tunni eest. Ma olen täitsa veendunud, et kõik meist said natukene targemaks sellel teemal. Ja tänan ja ilusat päeva. Kohtumiseni. Kohtumiseni.